Tervist! Kätte on jõudnud 27. mai aastal 2021 ja see on neljapäev ja kell on saanud 6. Mina olen Kris Leinatam ja juba oktoobrist saati iga neljapäev väikese erandiga jõulude ajal siin eetris olnud ja erinevatel teemadel podcasti pidanud. Täna aga on saatekülaliseks Kehras ja internetis tegutsev Pilatese treener Pille Trolla. Ja temaga me siis vestleme liikumise ja eriti just Pilatese teemadel. Ja kogu meie video lõpus on täna selline täiesti eriline komm. Nimelt on Pille teinud valmis just spetsiaalselt sinu jaoks ühe Pilatese väikese treeningsutsu, mis kestab selline veidikene alla poole tunni. Nii et samal ajal, kui sa praegu mind kuulad ja varsti kuulad minu vestlust Pillega, siis võid valmis otsida oma mati, panna jalga mingisugused mugavad asjad. Või siis, kui sa tunned, et sul täna hetkel seda ei ole kas võimalust teha või aega teha, siis tea, et tulles tagasi selle video juurde ükskõik millal saad sa sellest Pilatese sissejuhatavast trennist osa. Tere, Pille! Tere, Kris! Tore sinuga siin rääkida. Kehras oled sina oma Pille Pilatese stuudios. Ja Äge! Tere tulemast! Aitäh, et sa mind vestlema kutsusid. See on nii armas. Rõõm minupoolne. Kuule, räägi mulle korraks iseendast ja Pilatesest. Pilates on küll selline nii-öelda treeningvorm, ma arvan, et ma ei ütle valesti, mida tegelikult väga paljud inimesed, kui mitte isegi äkki kõik teavad, aga ma kardan, et kõik ei ole seda kaugeltki mitte teinud. Mismoodi sina üldse Pilateseni jõudsid ja miks sa treeneriks hakkasid? No ma alustan natukene varem, siis kui ma käisin koolis, olin noor, siis kui oli vaja valida endale elukutset, siis ma tegelikult tahtsin saada tantsijaks. Ahah, just. Aga siis ma ei kuulanud oma südame häält. Ja ma asusin hoopis teistele radadele, mis on ka väga tore, kõik kogemused on tore. Ma olin reisikonsultent enne, ärireiside spetsialist. Ja siis, kui lapsed sündisid, siis ikkagi see sisemine, see tunne, et ei, see ei ole minu jaoks. Et ma tahan teha midagi liikumisega seoses, kuigi sellel ajal, kui mul lapsed olid väiksed, ma ei olnud ju väga vana, mingi 27, 28, midagi umbes niimoodi, siis ma ikkagi arvasin, et see tantsija rong on läinud. Ja siis ma uurisin aeroobikatreenerite koolitusi. Ja ma sattusingi baaskoolitusele ja siis, kui ma olin baaskoolitusel, sattusin ma siis meililisti ja meililistile saadeti siis umbes 6 aja pärast teade, et Eestisse tuleb Kelly McKinnon, tuleb koolitama Pilatese õpetajaid. Muidugi ma ei teadnud Pilatesest mitte midagi. 2007 oli see, et ikka päris kaua aega. Sellel sajandil? Jah, sellel sajandil, jaa. Et enne oli Eestis olnud ka üks Pilatese koolitus, üks Soome koolitaja oli, aga selline päris klassikalises mõttes Pilatese koolitus oli siis esimene. Ja ega ma läksingi sinna koolitusele lihtsalt, et ma ei tea ju, mis see on, tol ajal oli see teleturg või midagi, ja seal müüdi Pilatese kassetti, videokassetti. Siis ma tellisin selle, kodus siis vaatasin, mis see üldse on, nii tundus nagu, ega tegelikult sellest kohe ju aru ei saa. See mõistmine, mis asi see päriselt on tulnud ikkagi ajaga ja kogemusega. Et sellest kohe aru saada ei ole võimalik, see tundub alguses hästi primitiivne, hästi selline vahel isegi täiesti mõttetu, mis asja, mingi rahulik, alguses vähemalt selline rahulik liigutamine, et miks ma pean nagu kätt liigutama täpselt nii ja naa, aga tegelikult see on see vundamendi kasvatamine, et hakkama aast ja peest peale, et me siis lugeda saaksime. See on nagu sarnane nagu kepikõnd, mis minule alguses, enne kui ma seda teinud ei olnud, tundus selline vanainimeste raamiralli, et mis asja.
aga mõned korrad õigete keppidega ehk suspensiooniga keppidega ja ma selle vanainimeste raamiralli unustasin ruttu ära. Pilatesega samamoodi, tegelikult kui õigesti teha, siis ta on ju väga võimas treening. Ja tegelikult ega siis Pilatese võlu või see, ütleme võlujõud ei ole mitte nendes harjutustes otseselt, vaid pigem selles filosoofias seal taga, ehk siis kuidas me neid harjutusi sooritame. Nii, räägi. Ja kui nüüd võtta täiesti, kuhu mina olen jõudnud, sest et kõik Pilatese õpetajad annavad edasi seoses Pilatese õpetusi ehk seda treeningmeetodit ikkagi läbi oma kogemuse. Nagu me kõiki asju anname läbi oma kogemuse, eks. Ja kuna ma olen selle Pilatese õpetaja teekonnal kogenud ka seljatraumat ja sellest iseennast välja treeninud valuvabaks tänu Pilatesele, eks, siis mul on need tajud veel suuremaks läinud võrreldes selle ajaga, kui ma alles õppisin teoreetiliselt igasuguseid asju, aga just oma keha peal kogedes seda võlujõudu. Tõesti, ma nimetan seda võlujõudu, et kui mul praegu ka inimesed käivad treeningus, siis ma ikka aeg-ajalt kuidagi nagu ei saa öelda, et üllatun, aga ma nii positiivselt kuidagi nagu et see lihtsalt töötab nii hästi, et mina olen lihtsalt vahendaja seal, aga see süsteem, see treeningmeetod lihtsalt töötab nii hästi, kui sa järgid neid printsiipe ja neid õpetusi, mis on nii-öelda vaja. Ja tegelikult see Pilates, ütleme nii, et me oleme harjunud sellega, et on spordiklubides, eks ju, Pilatese treeningud ja rühmatreeningud ja nii edasi, aga põhimõtteliselt Pilatese päris olemus on ikkagi hästi individuaalne, personaalne, sinu kehast lähtuvalt. Ja kui sa näed, et vaata, minu taga on ju ka siin mingisugused seadmed, eks ju, et need seadmed aitavad, kui nüüd inimene tulebki minu juurde, mina näen seda inimest, temal on mingid eesmärgid, ükskõik, kas on valuvabadus, on see lihtsalt olla terve, on see professionaalsete spordialade tugitreeninguna, et saavutada suuremaid tulemusi, eks ju. Olenevalt sellest eesmärgist, mina olen nüüd tema jaoks olemas ja mina pean olema nii tark õpetajana, et leida sellest süsteemist need harjutused, mitte ka ainult need harjutused, vaid mil moel neid harjutusi teha, ehk siis missuguse seadme peal, et tema kehale tuleks sellest kasu. Ja see on hästi huvitav, kuidas inimestel ka hakkab see taju tekkima, et kui sa teed kas või matitreeningut, mis on ka ju täiesti levinud, eks ju. Matipilates ja on seadmetega pilates. Ja matitreeningus on ka need tajud, et me teeme ühte sama liigutust, võib-olla ühte sama sellist painutust eri moel. Et kui keegi natukenegi pilatesest teab, siis näiteks seistes tehakse alla rulli, eks, aga sama on selili ja tuled üles rulli. Ehk siis tehniliselt on ta sama, aga nüüd me õpetame keha eri asendites aktiveerima oma lihaseid nii, et ta töötaks meile säästlikul moel, ehk meil ei tekiks ülekompenseerimist nende lihastega, mis tekitavad meile pingeid ja vigastusi, vaid just, et me keha toimiks nii, nagu vaja on. Ühesõnaga, kui mina peaksin ühel päeval, ja ma teen seda ühel päeval, sõitma sinu juurde Kehrasse sinna samma ruumi ja ütlema nii, laulan sulle ette. Mul on see, tegelikult on mul ainult üks asi, mul on seljas olnud diskisopistus, selline suhteliselt krooniline kuni süstideni välja, et ma näiteks Bikram-joogas, kui ma käin, siis ma osasid asju ei julge teha, sellepärast et näiteks seda kaamlit ja ma lihtsalt ei julge. Ei ole vaja sealt kiirabiga trepist alla minna pärast. Et kas kui ma näiteks tulen sinu juurde, siis ma need samad asjad peaksin sulle ette laulma, on ju, et olen Buratino või siis Pinocchio ja on olnud seljadiskisopistus ja siis sina sellest lähtuvalt vaatad, mis minuga tegema peab selleks, et ma ühel päeval saaksin Bikramis kaamlit teha. Jaa, nüüd on küsimus ka sellest, kas sul on vaja seda teha. Et eks ju, kui sul on nagu eesmärk seda teha,
eks. Siis me saame aidata su keha sinna, et sa ei teeks endale liiga. Aga mis tekib pilatesega, on see kehateadlikkus. Ehk nagu ma mainisin, et ka minul on olnud, eks ju, seljatrauma, täpselt samamoodi diski väljasopistus, operatsioon, sellele järgnenud diskipõletik ja nii edasi. Ühesõnaga ja pikem lugu. Aga mina ka ei saa joogas kõiki asju nii päris teha, kui ma harrastan joogat. Aga ma oskan oma keha kasutada nii, et ma ei teeks endale liiga. Ja see ongi minu meelest pilatese treeningu ja treeningmeetodi see võlu, et meil tekib see kehateadlikkus ja mitte ainult kehateadlikkus, vaid me hakkame päriselt tähele panema alateadvuslike toimingutega seonduv loomuliku sisemise rütmi saavutamist. Ja, läks keeruliseks. Ühesõnaga, me hakkame tähele panema, mis toimub meie kehas ja mis toimub ka meie vaimses plaanis. Ehk siis me hakkame paremini tajuma seda, et kas mul on energiapuudus või siis mul on energia olemas, eks ju, et ma saan neid asju teha, kas mul on vaja puhkust võtta, kas mitte. Saame aru kohe parema kehatajuga, mul on siit kuidagi imelik, eks ju, kuidagi siit. Aga tavaliselt, kui meil seda kehataju ei ole, me liigume tükk aega ringi, nii, et keha on juba sulle andnud mingisuguse vihje, et kuskilt on midagi valesti. Ja me reageerime alles siis, kui see on väga-väga hulluks juba läinud. Aga tegelikult on see juba keha märguanne, eks ju, et nüüd on vaja natuke midagi teistmoodi teha. Ja muud ei olegi. Aga ja, kui sa tuled, siis on niimoodi, et me vestleme natukene ja siis hakkame niimoodi vaikselt tegema. Kas sulle pigem soovitaksid inimestel pilatesega alustada niimoodi, et individuaaltreeninguna kui see, et kuskil grupis mati peal? Ja, kui ikkagi on eesmärk päriselt pilatesega tutvuda ja pilatese mõjust teada saada, siis individuaaltreening, absoluutselt. Et see, kes on kogenud individuaaltreeningut, siis sageli ei taha väga gruppi tagasi minna. Või siis ta igal juhul treenib grupis ja võtab juurde individuaaltreeninguid. See on natukene selline hedonism ka vaata, sellepärast, et siis sa ju üksinda ju tegeled ju ainult minuga. Kogu tähelepanu ja muidugi. Jaa. Kuidas su klientide selline läbilõige on? Kas pilates on selline pigem, ma nüüd ärgitan siin stereotüüpidele, vabandust, kas ta on pigem selline naiste teema või ta on pigem selline meeste teema? Või sama üldse nii öelda? No, ta on meesterahva poolt loodud. Ehk ta peaks ikkagi, võiks ju olla rohkem meeste teema. Aga Eestis millegi pärast on ta rohkem naiste teema. Nagu paljud asjad, kuidagi naised võtavad julgemalt seda vastu. Aga kui mees juba julgeb, võtab ennast kokku, tavaliselt on niimoodi, et naised räägivad kodus, et kuule nii asi ja nii on ju, meestel on ka seljaprobleemid ja nii edasi. Siis nad tulevad ja siis nad kogevad, et see on hoopis midagi muud, kui ma arvasin, et see on palju raskem ja nii edasi. Aga üldiselt on naised, aga aina rohkem tuleb mehi. Et ma mõtlengi, et minu klientuur on, kui ma tooksin välja ka mis laadi inimesed juures käivad, siis ongi 3 tüüpi inimesed. On need, kes tahavad olla lihtsalt terved, tunda ennast hästi, et oma igapäevaelus hästi toime tulla. Tavaline inimene, kes hoolitseb oma tervisliku olukorra eest. Siis teine grupp inimesi on need, kellel on juba mingisugune jama kehas. Siis kas selg valutab, õlavöötmevalud või on näiteks mingi vigastus olnud, taastub või ühesõnaga mingisuguse probleemiga tuleb. Kas seal on mingid probleemid ka, millega ei saa aidata? No ei saa aidata neid, kes ei tohi liikuda. Okei. Mingil põhjusel. Aga üldiselt, kui on nagu mingi probleemne koht, mida ei tohi liigutada, siis me saame ju tegeleda natuke muu piirkonnaga. Ehk siis see hästi oleneb. Et vahel on tõesti niimoodi, et kui see probleem on läinud liiga kaugele, siis ongi nii, et mina ei saa aidata praegu, et saadan
spetsialisti juurde ja võib-olla ühel päeval ta saab tagasi tulla, siis kui tema olukord on juba selline. Aga see, ma nimetan kolmanda ka ära veel. Kolmas grupp inimesi on siis need, kes on ehk siis tegelevad mingi professionaalse spordialaga ja nad tahavad oma tulemusi parandada, tehnilist sooritust parandada, siis tugitreeninguna kasutavad nad pilatest. Okei. Aga nüüd veel teise grupi juurde. Enamus probleeme meil ju kipub täna olema selle sirutaja ja painutaja lihaste ebavõrdses kasutamises, ehk siis need painutaja lihased on kogu aeg nagu hästi aktiivsed ja sirutaja lihased on nagu pideval koolivaheajal. Et kas need on need asjad, kõik, sealt tulevad ju kõik seljad, need tennisekäed, sealt tulevad puusa, kõik igasugused liigeste jamad, see kõik on siis tegelikult pilatese pärusmaa? Jaa, ma isegi ütleks niimoodi, et pilates on nii hästi kohandatav erinevate inimeste järgi. Pilatest võib võtta ka, et ta on samm edasi füsioteraapiast. Ehk meie ei tee pilatese õpetajatena, ei tee lihasteste, me ei tee massaaži, eks. Et ja, ma võin küll teinekord natukene niimoodi õlgu mudida ja nii, kui on ikkagi selg valus, siis selles mõttes, et sellist asja ma niimoodi õpetajana ikka teen, kui on vaja, on ju. Aga ma ei tee otseselt massaaži, ma ei paku ja lihasteste, mis on siis rohkem füsioterapeutide pärusmaa, eks. Ja ongi, et füsioteraapist järgmine samm. Või siis, kui füsioterapeut on andnud kodus harjutused, aga sageli pole päris täit selgust, kuidas neid harjutusi ikkagi sooritada. Siis on jälle, et pilatese õpetaja saab õpetada sinu kehale need harjutused nii, et ta päriselt töötaks. Sest väga palju on ju niisuguseid asju, et me arvame, et me teeme näiteks, ma ei tea, kõhulihaste harjutust, aga tegelikult töötab hoopis midagi muud primaarselt, eks ju, et üldiselt on niimoodi, et kerelihased, kõhulihased töötavad ka muude tegevuste ajal, aga jah, et See, et me arvame, et me midagi teeme, aga tegelikult peeglisse vaadates ei teeme üldse mitte midagi sellist. Jaa, see on hästi huvitav, sest on olnud küll olukordi, kus ma ütlen inimesele, et palun siruta vasak käsi ka, siis ta ütleb, et mul on ju täiesti sirge ja siis ta vaatab, ups, oi, ei olegi. See rühiteema on kõige parem näide ju. Ega me kõik ju oma arust ju seisame sirgelt, lihtsalt see sirge on ühel on selline ja teisel on selline. Kas on mingisugust, kuidas vanusega on, kas vanusest lähtuvalt võivad nagu kõik su juurde tulla, sest tegelikult sa tegeled ka noortega, okei, praegu meil on niisugune koroona aasta ja huvitav aeg, aga sa oled suutnud pilatese viia Kehra gümnaasiumisse valikaineks, mis on nagu vau. Kas see tähendab seda, et alampiiri vanusel ei ole pilatese puhul? Ei ole. Kui me tegeleme täitsa lastealastega, ma olen teinud selliseid väikseid lastealaste tunde ka, kui lasted kutsub mingi liikumispäeva raames, siis nendega on need hästi loomingulised. Et ongi, et sellised harjutused nagu pallina veeremine, siis öeldki väike pall ja ühesõnaga hästi mänguliseks tehakse seda. Veeretatakse palli, aga samas neid sarnaseid harjutusi tehakse, aga nad pannakse hästi mängulisse vormi. Nüüd gümnaasiumi osas on juba see teadlikkus palju suurem, et sinna saab juba minna just nimelt nende süvendamistega ka, ehk tuua neid vaimseid asju sisse ka ja tõesti selle ajaga, kui me koos oleme nende gümnasistidega, see ei ole väga pikk aeg, aga üks semester siis, üks periood, kuidas seda nimetatakse täna, ja korraga nädalas on siis 1,5 tundi 2 päeval. Aga selle ajaga saab päris korralikult neile selgeks see, mis pilates oma olemuselt on ja nende tagasiside on hästi positiivne ja nad toovadki välja mitte ainult need mõõdetavad tulemused. Ehk siis jõud läheb paremaks, eks ju, liigese liikuvusulatus suureneb ja vastupidavus, eks ju, vaid nad toovad just nimelt välja, et keskendumisvõime suureneb. Ja nende kehateadlikkus nad panevad tähele koolis, kas õlad tõusevad üles, kuidas nad istuvad,
kuidas ka kehalises kasvatuses ja kas korraks siia vahele põige, iga järgmine asend on parimused. Ei pea sirgedest. Ja nad toovad välja ka selle, et ka oma treeningutes, kes siis ükskõik mis treeninguga lisaks koolile tegeleb, ka seal õpivad nad hingamist kasutama rohkem ja just nimelt oma keha paremini kasutama. See on hästi huvitav. Hingamine on üks hästi oluline osa ju tegelikult pilateses, kui mitte isegi äkki keskne. No tegelikult on niimoodi, et see hingamine hakkab toetama liigutust, nii nagu ta peaks meil päriselt toetama, aga me oleme oma kehast nii kaugele läinud, et me ei oska enam päriselt hingata. Meie roidekorv ei liigu enam nii, nagu ta võiks liikuda, et kopp saab laieneda, roidekorv avaneb, eks ju, roiete vahelised lihased lähevadki lahti ja siis kopp saab, eks ju, kokku. Kõdilihased. Just, need on siin on niimoodi kõdilihased. Ja kuidas see diafragma siis üles-alla liigub, kuidas ta loomulikult masseerib siseorganeid, kuidas hingamine, õige hingamine on seotud vaagupõhja aktiivsusega. Et see on selline hästi huvitav, kui hakkad uurima neid asju, siis kui ma olen nüüd uurinud ka erinevaid teemasid, just hiljuti ma tegin vaagnapõhjalihaste sellise workshopi või töötoa, kus siis oligi teooria alguseks ja seletasid täpselt kõik ära ja tegime treeningu pärast, siis kui ma loen muid asju juurde, eks ju, siis ma vaatan, et Joseph Pilates oli ikka nii tark mees. Ta on kõik pannud sisse sinna, et ei ole vaja ise leiutada, võib-olla ennast harida, eks ju, laiendada silmaringe, aga seda selleks, et päriselt aru saada, siin on kõik olemas. Et tõesti, et see tundub nagu hästi utoopiline, kuidas on võimalik, et kõik on olemas. Aga kui vaadata, mis harjutusi annavad näiteks füsioterapeudid taastumisele, siis need on hästi sarnased harjutused, eks ju. Ja teine asi on see, et me kasutame igasuguseid liikumissuundi. Kogu keha saab niimoodi läbi töötatud selle ühe treeningu ajal, et ei jää kuskilt nii-öelda kinni midagi või me ei ole sellega tegelenud. Et kui sa nüüd mõtled matitreeningu peale, ma ei tea, kas sa oled matitreeningut teinud? Ei. Aga ma toon sulle sellise näite ära, et üldiselt on kindel järjekord pilatese treeningus ja see on sellepärast, et arvestatud on lisaks seda, et ühes harjutuses me pingutame mingit piirkonda, mingisuguse piirkonna lihaseid, siis järgmises harjutuses see piirkond saab juba venituse. Sealt tekibki selline tunne, et pilates venitab. Aga see on niimoodi lihtsalt nii targalt pandud ja mida veel on tähele pandud närvisüsteemi. Ehk siis näiteks pilateses on tuntud harjutus 100. On selline pumpav harjutus on ju. Ehk siis me tegelikult viime ennast natuke nagu meditatiivsesse olekusse, juba me hingame, käed pumpavad, süda saab koormust, juba me valmistame oma keha füüsiliselt ette. Teine asi, selline rütmiline hingamine ja rütmiline liigutus viib meid ka keskendumisesse rohkem. Eks? Ja nüüd järgmine harjutus tuleb üles roll, kus sa hingad hästi rahulikult. Siis tuleb järgmiseks näiteks ühe jalaringid. Ehk siis me harjutame treeningus närvisüsteemi toime tulema erinevates olekustes. Ehk sümpaatiline närvisüsteemi osa ja parasümpaatiline närvisüsteemi, eks ju. Et see võitle põgene ja siis see rahu olukorras. Ja kui me treeningus harjutame ennast märkamatult, eks, me harjutame lihtsalt, me õpetame oma keha, siis me saame ka igapäevaelus ette tulevate probleemidega palju paremini hakkama. Sest meie närvisüsteem on ju kohanenud juba, sest et meie heaoluks ongi vaja ju toimivat ja hästi kohanevat närvisüsteemi. Absoluutselt. Ja sealt tulevadki, et sellistes rühmatreeningutes me ei jõua minna selliste asjadeni nagu sügavale ja edasi jõudnute treeningutes me saame seda teha, sest et siis on juba motivatsioon olemas kuulata. Mingi teadmine, aga alguses see tundub tõesti selline võib-olla natuke uinamuina treening, sest et me tõesti laome seda
baasi, me õpetame, kuidas kätt tõsta nii, et roidekorv ei tule üles, et su kõhulihaste tugi oleks, eks ju. Aga seda tuleb harjutada. Ja seda me teeme sellepärast, et kui me tulevad need raskemad harjutused aina peale, tempo läheb kiiremaks, et me ei teeks endale viga. Kas on üldse võimalik Pilatesega nagu täiesti algajal, kes läheb matitreeningule või kes sa ju teed ka online treeninguid, ehk sa oled nii Kehras kui ka internetis, et kas on võimalik endale ka teha liiga? On ikka võimalik teha liiga, kui ei ole seda teadlikkust. Ja nendes online treeningutes ma olen ka püüdnud seal videos juhendada võimalikult täpselt. Ja seda sa tõesti teed? Aga nagu ma ütlen, et meie arusaamine on ikkagi meist endast lähtuv, eks ju. Et kõigest ei pruugi aru saada, nagu ma olen ka treeningutes näinud, siis me ei taju alati, et me keha teeb või ei tee ja siis tuleb lihtsalt mina olen kasutanud niisugust varianti, et ma küsin hästi palju tagasisidet ja siis inimesed ütlevadki, et ai, aga mul jääb kael kangeks. Mis mõttes ma saan pingetest vabaks, kui ma teen nagu Pilatese treeningut ja mul on kael veel hullemates valudes. Et siis ongi see õpetus, et ei ole vaja seda pead üles tõsta, kui sul ei ole kõhulihased piisavalt tugevad, sest et see tulek üles on ikkagi kõhulihastega ja õlavööde ja kael peaksid jääma, ja nad on hoitud, aga nad on vabad. Ja seal ongi, siis ma olen teinud selliseid eraldi videoid, kuidas tulla, mida paned tähele ja võimalikult niimoodi ja ma proovin neid aina rohkem teha, et tõesti jõuda selle inimesena, et ta ei teeks endale haiget. Aga see online treeningute süsteem saigi vajaduspõhiselt alguse, et kui inimesed hakkasidki kuskilt kaugelt juba, nad teadsid, et ma seljaprobleemidega tegelen, võtsid ühendust, et kuule, Pille, mida ma teen, ma tõmbasin selja niimoodi ära. Siis ma hakkasin tegema selliseid videoid ja kuna neid küsitud sai nii palju, siis ma mõtlesin, et tuleks kuskile koondada kokku, sest et ma ei jõua kogu aeg kõigile niimoodi saata neid. Et siis nad olen ühes kohas koos ja niimoodi ta vaikselt sai. Ja nad on koos sinu enda kodulehel pillepilates.com. Praegu veel on pillepilates.com, aga vajaduspõhiselt on mul vaja teha uus koduleht ja see on valmimisel ja see on .ee lõpuga, sest et siis, kui mina kunagi Pilatese õpetajana alustasin, ega mina ei teadnud, et ma siis online variante midagi hakkan tegema ja ta on lihtsalt niisuguses keskkonnas praegu tehtud, mis ei võimalda neid asju, mida ma tahan. Ja sellepärast siis ma arvan, et mingi kuu jooksul peaks siis uus koduleht valmis olema, et see on tõesti Pillepilates. Jah, ma arvan küll. Vägev, sa tegid meile tänaseks ka ühe sellise online video sissejuhatuse Pilatesesse. Mis loogikaga või miks sa selliseid harjutusi seal just kajastad ja meid tegema paned nüüd kohe? Ja, no tegelikult baseerub see kogu treening sellisel ongi baaskaval, mis on selline aluskava. Algajad hakkavad seda tegema vaikselt. Ja kuna ma võtsin eesmärgiks, et me pöörame tähelepanu rohkem nendele piirkondadele, mis lähevad rohkem pingesse. Ükskõik siis, kas sa teed aiatöid või istud kaua, no ikkagi alaselg, ka ülaselg, ülavööde, kael, siis ma panin sinna juurde ka sellised harjutusi kindlasti veel, mis siis ühelt poolt vabastavad ja teiselt poolt tugevdavad neid piirkondi, sest et pingeslihas on enamasti nõrk lihas. Ehk siis selles mõttes nõrk, et tema ei pea vastu sellele koormusele, mis talle on antud. Et kui me päeva jooksul, me ei ole mõeldud päeva jooksul sellises asendis olema. Ehk ühesõnaga sa mõtlesid meie peale, kes me nüüd hakkame siin suvel, kui see nüüd ühel päeval tuleb, praegu ma vaatan aknast välja, no mitte ei luba. Et kui see suvi ühel päeval tuleb, siis me hakkame jälle ju, ega aiamaal me paneme jälle oma painutajalihased ju. Ega siis meil aiamaa ei ole nii kõrgel, et me peaksime sinna sirutama, meil on ta ikkagi põrandal maas on ju ja me hakkame jälle ennast painutama. Et meil on vaja siis tugevdada ja vabastada
ühteviisi oma lihaseid, saan ma õigesti aru? Ja kui on lihaspinges, siis tegelikult esmalt tuleks ta vabastada ja siis tugevdada. Ehk siis, kui ongi mingisugune probleem on kehas tekkinud, siis on hea võtta, kui on juba tõesti nii pinge on ja, siis tuleks kõigepealt minna massaaži ja siis treenida. Kõigepealt paneme mehed endal massaaži tegema ja siis tuleme sinu juurde pilatesesse. Ja, hästi. Siis on juba lihas sellises olukorras, et temaga saab niimoodi ilusti toimetada. Ja. Väga äge. Aga see video annab ju tegelikult väga hea sellise ettevalmistuse ja ka aru saama, et mida sa inimesega hakkad ka individuaaltrennis tegema. Ja ma arvan küll, jah, sellepärast, et me hakkamegi vaikselt niimoodi õpetama seda keha. Et kui on ka mingi probleem kehas, siis me ikkagi hakkame õpetama seda keha niimoodi toimima, et see koormus, liigne koormus sellelt piirkonnalt ära võtta. Et näiteks ongi mingi alaselja valu, siis me peame vaatama, et kuidas see kas või niisama harjumuslikult see keha asend on ja mis valdav liigutus on, mida see keha enam teha ei taha ja annab valuga märku. Aga see video järgi tegemine, sa väga hästi räägid seal kõik just täpselt selle sama peaasja ära, et võib jätta ka pea mati peale maha, kui tunned, et ei oska nii-öelda hoida hoituna, aga siiski vabana. Minul näiteks tekib seal kohe error peale, sest ma ei saa aru, et mis sa must täpselt nüüd tahad. Et muude asjadega see on nagu ohutu. Vähemalt mulle endale tundus küll. Ja, ma olen proovinud teda teha niimoodi, et see ei tohiks teha endale liiga. Jah, me muidugi kunagi ei saa garanteerida, et ei tee liiga, sest me ei tea, me ei näe inimeste koju, mida nad teevad. Kui mõni inimene läheb munakivi tee peale seda tegema, siis tal lihtsalt on pärast selg valus, muud ei ole midagi. Ja ikkagi see keskendumine ka, et pane tähele, mis su kehas toimub. Sest et see video ei ole ka väga kiire tempoga, eks ju, ta on sellise paraja tempoga just sellepärast, et sa paneksid tähele, mis su kehas toimub. Ja nüüd, praegu me selle video hakkab kohe pärast meie jutuajamist siin mängima kõikide suureks rõõmuks, nii et minge võtke endal juba matt ligi. Ja pärast seda oleks siis hea, kellele hakkab meeldima minna sinu kodulehe peale, vaadata siis ära need muud variandid, võtta sinuga ühendust ja tulla sinna nende seadmete peale, mis sul seal selja taga on. Ja, hirmus. Tegelikult ei ole, need on nii nunnud ja mõnusad. Aga need baseeruvad vedrudel ja see ongi see selline huvitav tendents, et arvatakse, et pilates on venitusteening, eks ju. Tegelikult on ta korralik lihastreening. Ja see venitusefekt tuleb sellest, et me kasutame vedrusid, eks ju, seadmetel. Vedrusid saab panna juurde, võtta vähemaks, ehk siis see koormus oleneb sellest, kui palju see vedrusid on. Ja vedru, ütleme nii, see lihase vastupanu võime, ehk siis see nii-öelda lühenev ja pikenev võimalus, eks ju, lihases on samamoodi nagu vedrus. Ehk siis me töötame just nagu vastupanu suunas, vedru suunas, eks ju, ja vedru vastu. Ehk me töötame lihasega kontsentrilises ehk lühenevas faasis, ekstsentrilises pikenevas faasis. Ja sellepärast ei pruugi ka pilatesega tegelevad inimesed välja näha tugevad. Sellepärast, et me ei tööta ainult, võtame siit, eks ju, 2 lihase, ainult seda lühenevat ei tee, kes tõmbab ta niimoodi lühikeseks, vaid me teeme ka seda pikenevat, et me tekitame selle vastupanu ja see lihas töötab vastupanuga, ehk ta tugevneb mõlemas suunas. Et mis see vahe on, kui sa mõtled, vanasti olid sellised sokid, millel sai niite niimoodi ära võtta. Selline peenike niit või mingi selline kummi moodi mingi asi. Ja kui sa nüüd kummi parajalt tõmbad, siis teeb plaksti katki. Kui sa ainult teed, eks ju, seda lühenevat faasi, siis üsna sageli on kuulda ka olnud, kuidas on lihase rebendid. Aga kui me nüüd treenime selle lihase mõlemas suunas elastselt, samas tugevaks vastupanule vastu töötavaks nii-öelda, eks ju, siis on ka see vigastuste oht väiksem.
See tähendab ju seda, et pilatesega trenni tehes ja oma lihaseid tugevdades oma kehale tegelikult tohutu teene tehes ei pruugi, kui me ei soovi, me naisterahvastena pärast välja näha nagu anatoomiaõpiku lihase lehekülg. Jah, kultuurist. jah, selles mõttes, et see oleneb ka muidugi sellest, kui madal on see rasvaprotsent, eks ju, aga põhimõtteliselt et kui nüüd tegeleda ikkagi korralikult, korrapäraselt pilatesega, siis on võimalik endale väga heas vormis keha vormida ja see keha muutub, et me ei pruugi küll kaalus kaotada midagi, aga see keha muutub. Ja noh, minu eesmärk ei ole ka see, et kutsuda inimesi oma treeningutele just selle eesmärgiga, et kaalu kaotada ja nii edasi, et minu eesmärk on ikkagi see, kuidas luua see tunne, et ma tahan iseendale head teha, et kaua elada võimalikult tervena, sest et kui me hakkame mõtlema, et noh, ütleme nii, et kui mina tahaks 100-aastane elada, no vähemalt 80, no ma tahaks ikka 100-ni on ju. Mul on peaaegu 60 aastat veel minna. Ma sellele ajale vastu pean oma kehas. Ja selle 60 aasta jooksul ei ole ju imikuaega ega seda nii-öelda ja mul on olnud juba seljatrauma. Noh, mis iganes kellelgi võib olla, no on ju, aga põhimõtteliselt, kui sa oled ka terve, siis midagi teha pole, alates 35. eluaastast meie lihas lihtsalt hakkab kuskile niimoodi taanduma, eks ju. Me peame tegema lihast treeningut. Seda on vaja. Ja. Mul on niisugune tunne, et ma istun kohe autosse ja tulen su juurde. Tegelikult nii lähedale, et jääd, mis mul on nii hea meel, et kes on liitunud online treeningutega, need inimesed, eks ju, need elavad erinevates kohtades, nad päriselt võtavad rongisõidu ette siia. See on tegelikult Tallinnast 30 minutit autoga või siis rongiga, eks ju. 30-40 minutit on umbes autoga. Aga mul on tõesti stuudios väga head seadmed. Et ma olen siia väga suure investeeringu teinud just sellepärast, et saada seda head toimet kätte ja et saaks inimesi aidata täpselt nii, nagu ma seda päriselt soovin. Nii et tere tulemast. Ja, sest meil on tõesti, kellel enamusel, ma arvan, kes meid kuulavad, on tõesti jäänud mingi 60 kuni 40, 70 kuni 40 aastat veel elada. Ja sellest kogu see aastate arv on täiskasvanu iga ja kui me enda eest ei hoolitse, mida tähendab enesearmastus tegelikult ju. Ja, just, et see peab saama see võimlemine, et mul on ka tehtud selline hommikurutiini loomise programm, eks ju, et mis ei ole päris pilates, aga just selle mõttega, et harjuta endale kas või iga päev, me peame ju tasapisi andma endale harjumuse muutmist, sest muidu me lõpetame kohe ära, kui me sukeldume nagu 100-ga sisse, eks ju. Ja ma olengi loonud sellise hommikurutiini loomise programmi ka, mis ongi 24 päeva. Igal hommikul tuleb üks harjutus juurde, ehk siis tegelikult jääb juba meelde ja siis, kui sul on see programm läbi, seal on vaimseid asju ka selliseid, kuidas sa saad päeva toredamaks teha ja nii edasi, sellised märkamisi. Aga see võimlemise koht on just see, et siis sul ongi 7 minutit umbes, 7 kuni 10 minutit see võimlemiskava, mille sa saad igal hommikul teha. Ma olen loonud ta nii, et sa saadki oma need põhiprobleemsed kohad lahti rohkem, eks ju. Ja sul on see olemas, millega sa ongi hommikul ärkad, sa teed selle ära, sul on juba hea enesetunne, sa oled midagi teinud enda jaoks. Et ka need, kes üldse ei ole mitte midagi teinud, kunagi sporti ja ei taha ka, siis vähemalt mingi pisikene asi, kus sa juba tunned ennast paremini, kas või 5 minutit. Ja need videod, see rutiin on sul kodulehel olemas? See on jah, olemas. Väga kihvt. Tundub, et tuleb minna kolama veel rohkem ja põhjalikumalt. Ma loodan tõesti, et mu uus koduleht saab varsti valmis, et siis läheb veel paremaks. Ühesõnaga, kes meid praegu kuulab, mitte neljapäeval 27. mail aastal 2021, siis jah, kuni a la mingi olenevalt seal kuskil jaanipäevani aastal 2021 on siis pillepilates.com ja pärast seda on siis pillepilates.ee. Kui Pille, miljon tänu sulle.
ma lasen su nüüd uuesti eetrisse, aga aga juba valmis tehtud videokujul ja ma loodan, et sul, kullakene, on nüüd matt valmis ja vaim ka valmis. Ma püüan ka üle ülikiirusel siin endal riided ära vahetada ja Mati kontoripõrandale maha visata raamatukastide vahele. Sest tegelikult me plaanisime seda teha, seda tänast jutuajamist peenrast ja õuest, aga noh, mina ei tea, mis see vanajumal täna siin meie osas mõtleb ja selle ilma osas, et ta vist ei ole aru saanud, et mai lõpp on juba. Aga hinge saab särama panna ja meele helisema ka teistel viisidel, selleks ei pea ilmtingimata väljas olema 36 kraadi sooja ja päike lõõskama, sellepärast et omaenda hea ilm tuleb ikka alati iseendaga kaasas kanda. Ja, kui sa juba tunned ennast hästi, eks, siis sa sirutad ka ennast paremini ja siis ongi juba tore. Ja ikka ilus. Nii on. Ühesõnaga, vaim valmis, hommikvõimlemine või tähendab õhtuvõimlemine algab nüüd ja kohe ja nii nagu kunagine kõige suurem sõber ütles. Ja siis selle videoga tegelikult saadab Inspiratsiooniraamatukogu sind oma podcastide poolt suvepuhkusele. Me hakkame kordama kõike seda, mis me oleme oktoobrist alates salvestanud ja hakkame neid uuesti nii-öelda eetrisse paiskama ja kohtume uuesti augusti keskel. Sinnamaani soovin sulle leplikke mügrisid peenardesse ja ilusaid lilli, imelist päikest, head lugemist, millest me just ennist ka rääkisime ja tee tutvust Pilatesega ja tee tutvust Pille Pilatesega. Meie näeme taas augustis. Tšau. Tere tulemast Pille Pilatese stuudiosse ja suur tänu sulle, et sa valisid minuga koos võimlemise. Ja ma soovin, et sa ütleksid iseendale ka suure tänu selle eest, et sa võtad iseenda jaoks aja, investeerid selle aja iseenda heaolusse, sest et see on nii oluline. Tänase treeningu teeme me niisuguse, mis valmistab sind ette näiteks aiatöödeks, raskuste tõstmiseks, kui sul on pikk autosõit ees või siis pead kontoritööl kaua istuma, nii et ma keskendun kogu keha hõlmavas treeningus just nendele piirkondadele rohkem, mis siis mainitud tegevustega saavad rohkem koormatud. Ja seesama treening sobib ka sel juhul, kui sa oled ennast veidikene üle koormanud, kas siis nende samade tegevustega või siis muul moel ja saad sellise hea mõnusa leevenduse pingekolletele sellest samast videost ja selle järgi treenides. Me alustame seistes ja suundume siis mati peale. Võid panna omal mati ilusti valmis ja panna veidikene mati viltu, et sa ei peaks kogu aeg pead ühele või teisele poole hoidma ja näeksid ilusti minu juhendamist ja kuuleksid ka ilusti. Ma soovin sulle hästi toredat võimlemist ja me kohtume juba mõne hetke pärast. Seista kenasti mati peale, pane oma kannad kokku ja rusikasuurune vahe endal varvastele ja siruta ennast pikaks ja annan sulle ühe väikse vihje visualiseeringu, mis aitab sind kogu treeningu vältel. Sinu vaagen on just nagu lillepott, millest lähevad allapoole juured ehk jalad. Vaagnast kasvab ülespoole ilus lill ja see lülisammas on sinu lillevars ja pea on lilleõis. Mulle meeldib mõelda, et tegemist on tulbiga. Sellepärast, et tulbil aeg-ajalt kukuvad need lehed allapoole ja ma soovingi, et sa mõtleksid, et sinu õlad ja käed kukuvad allapoole. Ehk siis lill suundub kogu aeg päikse poole üles lillepotist, juured rohkem maa sisse ja õlad ja käed kukuvad allapoole. Nonii,
Aga alustame siis, hingad nina kaudu sisse, roidad hästi lahti. Ja hingad välja, tunne, kuidas roidekorv läheb tagasi kokku ja sa suunad lihastega ümber lülisamba ümber kinni võttes kogu aeg ülespoole. Ja sama veel, hingad sisse ja hinga välja, võta lihastega kinni lülisambast ja suuna ülespoole päikse poole ja hingad sisse ja hingad välja. Nüüd paneme liikumisega juurde. Pöörad peopesad minu poole, rindkere avaneb, hingad sisse. Ja siis teed põlved kõverduks ja tee kumerselg. Ma näitan külje pealt ka. Ja hingad sisse. Ja hingad välja. Ja tunne, et sinu roidekorvi osa on see, mis liigub taha, et mitte nii väga alaseljast, vaid just nimelt õlavöötmest abaluude alumine serv läheb kokku. Ja nüüd teed teistpidi nii, et just nimelt siit roidekorvi osast läheb ettepoole. Hingad sisse. Ja hingad välja ja kätel lase mõnusasti liikuda nii, nagu sa ise soovid, aga märka seda, et ette tuues käsi ei tule õlad kaasa, vaid õlad jäävad kaugele kõrvadest. Ja tee viimane kord. Ja kumerselg, nüüd too käed kõrge kaarega ülevalt, tee samamoodi veel. Kumerast seljast käed üles ja rindkere lahti. Ja veel. Ja jäta käed alla. Tee nüüd õlaringid nii, et õlgu ette, üles ja taha viies puuduvad abaluude alumine servad kokku ja ülevalt läbi. Tubli, nüüd pane endal sõrmed ka õlgade peale ja tee suured ringid ja ma tõesti soovin, et see ring oleks väga suur, et küünarnukid jõuaksid kaugele selja taha ja sa tunned rindkere avanemas. Jalad suru kokku, tugev keskjoon ja tee viimane ring veel. Väga hea. Ja nüüd me suundumegi mati peale, nii et sa võid ilusti panna ennast juba valmis. Ja aseta oma kannad mati peale ja tõmba varbad hästi enda poole. Võta kätega reite tagant kinni ja tõsta oma lülisammas ja selg hästi pikaks. Ikka mõtle selle lille peale, mis su sees on. Ja tõesti tõmba oma käsi nii, et küünarnukid lähevad külje peale lahti, õlad jäävad alla, et nad ei tule siia üles. Ja esmalt tõmba varbad kokku ja lahti. Kokku ja lahti. Nii et alla alused ka võtame ilusti läbi. Ja lahti, eks. Aga samal ajal sa saad juba sirutada ennast, ja? Veel. Tõmba rinnak lahti ja tunne abaluude alumist serva hästi kokku tõmbamas. Ja viimane kord. Ja tubli. Jäävad varbad üles, tõsta oma selg pikaks, pööra õlavööde taha taskusse, aga mitte õlad sealt tagant kokku, vaid hoia avarana oma õlad ja abaluude alumine serv kokku. Sirutad, hingad sisse. Nüüd keerad ainult alt poolt. Keerad vaagna, natukene tuhareid aktiveerides nagu sabajalga vahele ja tuled tagasi lüli haaval sirutusse. Tõmba istmik aktiivseks, tõsta ennast. Ja keera vaagen, õlad vabaks, vaade läheb allapoole ja tuled lüli haaval sirutusse tagasi. Tunne, kuidas rinnak läheb lae poole ja hingad sisse, hinga välja. Kõhulihaseid peaksid tundma, sa võid katsuda, kas läksid tugevaks ka siit. Märka seda, et kõlad ei tule üles, vaid kael jääb pikaks ja tuled tagasi. Teeme viimast korda veel ja siis suundume täitsa mati peale. Hingad sisse ja hingad välja, keerad vaagna ja nüüd lähedki aeglaselt, võid kätega alt kinni võtta, jalgade alt ja tuled täitsa mati peale. Ja säti nüüd ennast paika nii, et sa oleksid ilusti mati peal, et ei ole kuskilt üle ääre ja vajadusel pane oma pea alla padi. Kui sa tunned, et lõug jääb liiga üles, siis võta endale väike padjake, rulli keeratud rätik või leia mingi lahendus, et tuua pea alla väike kõrgendus, et sa saad siis hoida pea üleval. Nii, väga tubli. Ma loodan, et sa oled juba leidnud endale sobivad variandid. Nii, vaagna osas oli see lillepott. Keera enda poole ja natuke teisele poole. Ehk sa teed
vaagnapöördeid, ma nimetan seda põhilõuna. Ja nüüd katsu endal siit sõrmedega natukene rohkem vaagna seest, kui sa keerad nüüd saba natuke üles, sa ei tõsta täitsa üles, vaid jätad ta mati peale, aga keerad. Sa peaksid tundma siit puusanukkide sees küljes, et tugevneb siit. Kas sa tunned? Keera endal vaagen tagasi ja nüüd köhata. Tundsid lihased läksid aktiivseks, nüüd teed täpselt samamoodi. Keera vaagen ja kõht aktiveerub ja tagasi sama veel. Ja keerad ja tagasi ja keerad. Tubli, väga hea. Vajutad käed mati peale nii, et sa tunnedki, et kogu õlavööde on mati sees. Vaata otse ette ja suuna pilk natukene allapoole. Mitte täitsa ette, vaid veidikene diagonaali. Hinga sisse, roida korv läheb mööda matti hästi lahti. Välja hingates tõmba roida korv ümber lülisamba ja kerelihased ka ümber lülisamba, vaagna põhi ka. Sama hinga sisse. Roida korv laieneb taha külgedele veidi ette ja hingad välja ja lihased võndavad ümber lülisamba kinni ja ikka sirutavad seda lülisammast pikkusesse, mis siis, et sa oled külili keeratud lill praegu lillepoti sees. Sama veel hingad sisse. Roida korv lahti. Nüüd välja hingates aktiveeri kõht ja tõsta üks jalg ja sisse hingates tagasi. Teine. Ja välja hingates tõsta. Katsu, kas kõht sai siit tugev ja tagasi alla. Veel ja hinga välja. Kuidas sul läheb? Ja tagasi. Sama veel. Ja hinga välja kerelihased ja tagasi. Ja jätta kogu aeg meelde see, et kvaliteet on tähtsam kvantiteedist. Ja veel kõht. Ja hästi. Nüüd tõstagi jälle välja hingates üks jalg. Nüüd tõsta teine ka. Katsu, kas kõht on tugev. Tubli, võtad reite tagant kinni, tõsta lõug natukene üles, rinna poole, tõsta pea, küünarnukid hästi lahti ja vajuta käsi ja jalgu omavahel kokku, kõht pingutab ja laskud tagasi alla, põlved võivad tulla sinu poole. Uuesti, kõigepealt lõua keerad rinna poole, siis tõstad kaelasid tagant pikaks, vaatad naba ja tõmbad roida korvi osaga siit ülemiste kõhulihaste osaga, tõused üles ja nüüd märka põle poole üleval, vaid kael on pikk ja vajutad jalgu käsi tugevalt kokku ja istmik ka tugevaks ja tule tagasi. Proovi sama veel ja tõused. Nüüd suru tõesti jalgu käte sisse, nii et sa istmikuga tunned. Õlad on all, nüüd jätad jalad siia, sirutad käed. Kui tahad, siis siruta jalad lakka, vajuta jalad tugevasti kokku ja hinga. Hingad sügavalt välja, sügavalt sisse ja ühe hingamise ajal saad 3 korda pumbata üles alla, harjutus 100. Kõht on tugev, keha on paigal ja kui kael väsib, on väga pinges, siis pane pea maha ja jätka nii, et sul on keha ilusti maas, võid jalad kõverdada, vajadused võid täitsa tallad maha panna, pikad tugevad käed ja kui saad, siis hoiad kõik üleval, aga eesmärk on saada lõppude lõpuks ikkagi õlad ja kaela vabaks, nii et kui sa teed mitmeid kordi selle video järgi, siis saadki tugevamaks ja tõmba jalad rinnale. Hästi, väga hea. Nüüd aseta endal jalad allad tagasi maha, tõsta käed ette ja nüüd vii käed nii palju pea poole, et välja hingates tunned, et roide korv ei turrita esile, vaid ta jääb alla ja tõstad käed tagasi ette. Sama veel, hinga välja ja tagasi ette. Märka just seda, et õlad jäävad oma koha peale, roide korv ei lähe siit avaraks, aga käed liiguvad. Viimane kord veel. Nüüd tõsta käed, tõsta pea käte vahele ja tunne, kuidas kerelihased tõmbavad sind üles. Vajadusel võtta jalgade tagant ja kaardu kuumere seljaga ette.
tule tagasi, alakõht sisse üles ja tõmba, lülisammas pikeneb tagant, mis siis, et natuke kumeralt, aga kõhulihased vooderdavad ära ja tule aeglaselt rahulikult. Kui sa saad kõverdate jalgadega ilusti, siis proovi juba sirutatud jalgadega, ise vali endale nüüd variant. Ja kumerselg ja alla tulles hästi aeglaselt, tule minuga koos, ära kiirusta. Tõmba alakõht sisse üles, lülisammas pikeneb tagantpoolt ja kõhulihased vooderdavad ilusti selja ära. Ja sama veel, siin ei tule roidekorv üles. Ja hinga välja, kaardu kumerselg ja tuled tagasi alla. Tubli, aeglaselt, ära kiirusta. Nii, aega on, see on sinu aeg ja kvaliteet on tähtis. Tubli, käed alla, kõverda üks jalg rinnale, teine jalg tugevasti mati sisse. Siruta jalg lakke ja ainult nii palju sirutusse, kui sina saad. Võib-olla saad täna nii, see on täiesti okei. Nii, lükkad jala nii palju sirgeks, kui saad ja tõmba õrnalt enda poole, aga ma ei taha, et sa tõstad puusa ka, vaid vajuta oma saba tugevasti mati sisse ja siis hakkab venima see jala tagumine osa palju rohkem. Nii, hästi, siis vajutad käed tugevasti mati sisse. Isegi kui sul on jalad kõrverdatud, sa saad ikka seda ringi teha. Teed väikse ringi, hingad sisse, hingad välja. Ja see väike oleneb tegelikult sellest, kui palju ehk kui suure ringi sa saad teha nii, et sinu kerelihased hoiavad totaalselt paigal keha. Tee ükskord veel. Teistpidi. Vaade on ikka allapoole suunatud, kerelihased, õlad, roidekorv, kõik on hoitud. Tee viimane veel. Ja kõverda jalg rinnale ja siin on alati hea hüppeliigese ring ka teha. Tee teistpidi ka. Vajuta ikka saba maha ja vaheta jalad. Alumine jalg ei oota järgmist harjutust, vaid ta vajutab tugevasti põranda sisse. Ja teine jalg kõverda, aga jällegi saba on maas, ei tõmba üles, vaid me soovime, et meie lülisammas oleks ilusti neutraalasendis, oma loomulikus asendis, et me ei keera teda sealt altpoolt üles. Nii, vajutad käed tugevasti maha. Õlad on avarad, käed tugevasti hoiavad, seljalihased töös, kerelihased ka ja ringid. Ja sa võid vajutada kannad mõlemal jalal ka välja, kui tahad veel rohkem venitust jala tagumisele osale. Teistpidi ka. Hingad sisse välja. Ja tubli, kuidas sul läheb? Tõmba jalg kõverdatuks, sa oled väga tubli, tee hüppeliigesest ring ka. Ja teistpidi ka. Tõmba jalad siis mõlemad kõverdatuks ja vajuta endal käte sisse jalad. Ehk siis sa tõmbad jalgu enda suunas, su saba tuleb natuke üles, aga nüüd hakka lükkama neid tugevaid käsi jalgadega veidi eemale, nii et põlved on lahku. Põlved lahku, kannad kokku ja tõused C-kumerusse. Nii, et sa saadki õlad vabaks ja nüüd hoia tugevalt seda kontakti, et sul ei hakka käima jalad ja käed eraldi, vaid on hästi tugev. Ja nüüd veeretad siit ennast üles alla natukene, nagu pall. Ja vaata, kas sa saad täitsa istuma. Kui ei saa, siis jätkad nii kaua siin all, kui sa ühel päeval saad istessa. Ja tule üles, palline veeremine. Võta jalad rohkem endal rinna peale, aga ma ei tõmba täitsa ennast kössi, vaid me oleme väljast väiksed pallid, aga seest hästi suured. Kõht vooderdab lülisamba. Ja alla ja tagasi. Ja alla. Veel. Ja viimane kord. Aseta jälle jalad maha ja lasku lüli haaval ikka aeglaselt ja tuled täitsa alla.
hästi, lähme edasi kõhulihaste osaga. Tõmba üks jalg rinnale, võta vastaskäega põlv, sama käega võtad sääre osast. Õlad rahulikult ja jäta pea hetkeks maha. Teine jalg lükka nii palju lakke, kui sina saad ja tunne seda, et kui sa surud jala lakke, siis kõhu vajutad selja sisse. Ja tekita tunne, et kõht läheb alla mati poole ja mööda lülisammast üles. Ehk siis sisse ja üles. Ja vaheta jalad. Ja hinga välja iga kord kõhtu pingutades. Sest siis tekib sinna ilusti see seljatugi. Ja kui sa oled juba piisavalt tugev, ehk siis tunned, et kael peab ka ilusti vastu, kaelalihased on tugevnenud, kõht ka juba, siis sa tõustad seekumerusse. Ja kõht ja kõhulihased, tubli ja tugev jalg ka, lõpuni vajuta kandaid seal lakke ka. Ja 2 kordust viimane. Siis paned kannad kokku, põlved uuesti lahku, võid pea vahepeal maha panna, kui väsib ära kael. Sirutad jalad käed, vajutad jalad nii tugevasti kokku, et kui ma tulen praegu proovin, siis ma lahti ei saa. Ja kõverdad tagasi sama, hingad sisse ja hingad välja. Mäletad, kui käed tõusid, siis roidekorv ei läinud siit lahti, vaid hoidis ja tagasi. Hingad sisse. Hingad välja. Tubli, viimane kord. Hästi, langeta pea. Nüüd aseta endal natukene käed siia puusad alla, sirutad jalad. Võid jätta natukene kõverdatuks paralleelasendist, nii et nagu raudteerööpad. Tõmbad varbad enda poole ja tõmba siit kokku. Ja nüüd sa ei tõmba lihtsalt jalgu kokku, vaid iga kord kõhulihastega. Vaagnapõhi ka ja tuharad ja kõht ja kui sa saad, siis tõused seekumerusse ja pikendad käed. Või teed kergemat varianti ja istmik järelihased ja viimane kord. Tubli, kõverda jalad ja tule istasse. Sa jäädki istuma. Vajutad kannad kaugusesse, varbad hästi enda poole, siruta selg, pikad käed, hingad sisse, lülisammas kasvab. Mäletad, õis on sinu pea. Käed ja õlad on nagu lehed. Ehk nad lähevad tuule käes veidikene nagu ettepoole. Hinga, aga jäta enda roidekorvi osad tahapoole. Ehk kui käsi sirutad ette, siis kõhtu vajutad tagasi, nii nagu sa oleksid külili keeratud hobuseraud ja tagasi. Tule lüli haaval. Nüüd kujuta ette, et siin roidekorvi osas on sul okastraat. Kasvad üle okastraadi ja nüüd tahad ettepoole minna, sest et seal okastraadi taga, seal kaugel, seal riiulis taganurgas on midagi väga maitsvalt. Tõsta ennast tuhara peale, et sa ei läheks roidekorviga sinna teravate ogade vastu ja tuled aeglaselt lüli haaval tagasi ja lõõgasta käed. Väga tubli oled, sa keerad nüüd kõhuli ja mina ka. Kõhuli asendis. Too otsaesine mati peale või siis kui sul oli enne see kõrgendus, siis pane otsaesine kõrgenduse peale. Vii käed alla pikaks. Pööra peopesad mati suunas, istmik aktiivne ja just nii, et sa sirutad jalad, vajutad talla esiosa mati sisse, aga reied lähevad tugevaks ja istmik ka hästi tugev. Nüüd puusanukid, häbemeluu, alakõhu tõmbad sealt vahelt sisse üles, käed paned peopesadega mati suunas, lõug jääb rinna poole. Tõsta natuke pea ja ei tõsta lõuga ette, vaid sa ikkagi vaatad alla ja tõstad seda kukla osa nii, nagu see oleks kohvitass siin kukla peal ja sa ei taha tekitada kaela kortse. Tõsta natuke veel ja nüüd pööra õlad, vaata korraks ette ja taha, nii et sa surud abaluud mööda selga alla ja ainult see rinna esise osa sirutub natuke ettepoole ja tagasi. Proovime veel.
Hakka pöörama õlad, tõstad üles kõrvade suunas, pöörad taha taskusse, tõstad pea, kerelihased, hoia omal seljal toeks, et sa ei tule liiga üles ja alaselga koormad. Seda ma ei taha, vaid sa jääd siia küll kerega alla, aga õlavöötmest sirutad üles. Seljalihased. Meie ülaselg on natuke nõrk kõigil ja me peame sellega tegelema. Sama veel, tõsta pea. Õlgadega teed ees taha ringi, lükkad käsi kaugele, abaluud selja sisse. Tubli. Teeme ühe korra veel. Ja tõsta pea. Õlad. Nüüd hoia seda asendit ja too käed kõrvale. Pööra peopesad nii, et pöial on ees või tähendab üleval, vabandust, ja tõmbad üles. Ja ise vaatad mati peale ja tõmbadki käed üles nii, et abaluud on üksteisest kaugel, aga kui sa tõstad käed üles, siis abaluude alumine serv läheb kokku poole. Ja viimane kord. Tõsta ja lõõgasta. Pane käed roida korvi kõrvale ja nüüd kõht on esimene asi, mis tõuseb matist lahti. Haps! Ja tee mõnus kassiküüru venitus nii, et käed jäävad õlgade alla, põlved jäävad puusade alla ja kerelihastega pööra. Nii, et sul tekib selga küür ja nüüd, kui käed on sul mati peal, siis suru käsi. Õlad ei tule kõrvade poole, vaid lähevad selja poole, abaluud tõmbavad alla ja surud kõhtu gravitatsioonile ehk maa külge tõmbejõule vastu. Lase kael hästi vabaks. Suru täitsa kummi oma selg seal tagant. Lase raske pea kukkuma. Hästi. Nii, siis tõmbad selja pikaks ehk lülisammas neutraalasendis oma loomulike kumeruste ja nõgusustega. Jätad õlad ikka käte kohale, peopesade kohale. Sa võid panna ka käe rusikasse või teha vahepeal, panna pausi peale ja randmeringid, kui sul see vajadus on. Käed jäävad sirgeks ja lülisammas proovi hoida tõesti nii, et kerelihased on ilusti toeks ja abaluud lähevad tagant kokku, kui keha tuleb õlgade vahele ja surud jälle maa külge tõmbejõust eemale ja tuled maapinna poole ja surud keha eemale ja alla ja üles, alla, üles. Hoia käed sirged. Veel. Tubli, 2 kordust veel. Ja viimane kord. Hästi ja teed seljakumerus, kassiküür uuesti. Istu kandade peale ja tuled üles. Väga hea. Nüüd pööra ennast veel selja peale. Nii. Vajutad käed mati peale, tõmbad kannad natuke lähemale, hästi pikad tugevad käed, vaatad otse ette ja nii nagu tunni alguses keerad vaagna, pingutad tuharaid, lükka põlvi kaugusesse ja tõused üles natukene nii, et tuharad tööle, aga roidekorv ei tõuse üles, vaid ta jääb. Rinnaesine ka pehme, ta jääb siia alla ja puusanukid, roidekorv tõmbab üksteise poole, nii et kõht ongi tugev. Vajuta käed ja tuled rahulikult lüli haaval alla. Sama veel sõidad üles kõhulihased, tuharad, reietagune, tekita kandade tõmme enda suunas ja tuled tagasi alla. Tee korra veel. Vajuta käed tugevasti maha. Ja hästi. Siis teeme veel selle sama kõhulihaste harjutuse, nagu sa enne tegid. Tõmba üks jalg rinnale, teine läheb lakke ja vaheta siit. Ja kõhulihased tugevad ja võid ka tulla C-kumerusse, kui sa tunned, et sa oled juba piisavalt tugev selleks, et kael ei lähe enam pingesse. Veel 3, veel 2 ja 1. Tubli ja rulli ennast istesse. Siis mine külje peale nii, et võtad jalad mõlemad kaissu siia või säti endal üks jalg siia ette ja nüüd too üks käsi üles, õlad jäävad rahulikuks ja tõmba ennast mõnusasti venitusse, pikenda kätt, õlga alla. Ja tuled teisele poole, säti peopesa nii, et
on ülespoole ja mine siit painutusse. Ja tuled tagasi, lähme veel teisele poole. Käsi üles ja tõmba mõnus venitus, nüüd jää siia. Nüüd pööra roide korvi osast natuke ettepoole. Kael pikk. Hinga, pööra külje peale tagasi ja tuled üles. Hästi, pane nüüd jalad teisele poole. Kas siis jälle üksteise peale või siis paned niimoodi, nagu minul on need sääred, on siis üks on ees ja teine on siin. Ja lähme samasugusesse venitusse. Tõstad käe ja teed painutuse. Tuled teisele poole, asetad peopesa üles poole, kerelihastega kõigepealt lükkad lülisampa üles ja siis painutad. Ja sama veel. Ja nüüd tee kumerus siia, et roide korvist keerad, nagu tahaks midagi sealt kaugelt kätte saada. Pöörad külje peale tagasi ja tuled üles. Ilus. Nii, võta veel selline mõnus asend praegu siia. Õlgade ring. Ja paned käed põlvede peale, tee kumer. Ja tuled tagasi sirutusse ja kumer. Ja sirutusse. Ja tõstad õlad. Ja nüüd mine painutusse kaelaga, nii et õlad tulevad allapoole. Sirutad kaela, tõstad õlad ja kael painutusse teisele poole. Sama veel, tõstad õlad ja veel. Nüüd jäta õlad alla, tõsta pea sirutusse kaela otsa ja nüüd võtad diagonaali natukene ühele poole, teise käe paned siia turja peale ja lõõgasta ja teine pool. Tõmbad diagonaali, paned teise käe turja peale. Hinga. Ja tubli. Väga hea. No nii, kuidas sa ennast tunned? Ma loodan, et sa said sellise hea mõnusa pingutuse, aga samas kehas on hea kergus sees ka. Ma soovin sulle mõnusat päeva jätku ja ootan sind tagasi endaga koos võimlema ja kõik küsimused, ettepanekud on teretulnud, nii et võta minuga julgesti ühendust.